Iraani nafta ostmisel. Noh, vaatame, ma mõtlen, et meil on praegu Iraaniga väga head suhted, kuigi seda on raske uskuda. Ja ma arvan, et see on umbes 4 nädala pommitamise ja väga tugeva blokaadi kombinatsioon. Blokaad võib-olla on isegi võimsam kui pommitamised, kui sa tahad teada. Eile rääkis Trump Zeva blokaadi tõhususest ja äsja postitas CENTCOM video, kus hävitaja saadab kaubalaeva. Ma lahkun, et naasta Iraani sadamasse. Vaata seda. Sky 4, see tähendab sõjalaev 115. Palume teil naasta algsesse sadamasse Iraanis. Kuidas aru saite? Kopia saadel ära. Suur tänu. Kopia ära. Teed Iraani poole, aitäh. 4, jah, sõjalaev 115, saan aru, et naasete oma eelmise sadamasse Iraanis. See on siin. Sõjalaev 115 kuuldel. Kamal 16. See on uskumatu kuulda seda vestlust ja vastust. Ma pöördun nüüd tagasi Iraani. Jah, see on ilmselt suurepärane idee. Meiega on nüüd Mark Montgomery, vanenteadur demokraatiate kaitsefondis ja Sepanera mereväe erukontraadmiral. Kogenud kontraadmiral selles piirkonnas. On hea, et olete tagasi, admiral. Aitäh, et liitusite minuga. Tänase hommiku pealkiri on välisministri Arakshi teade, et väin on avatud. President Trump postitas äsja Truth Socialis. Iraan teatas, et Iraani väin on täielikult avatud ja valmis läbimiseks. Aitäh, teie reaktsioon sellele, admiral? Kui see on tõsi, on see hea uudis. Ma suhtuksin peaaegu kõigesse, mida ma Iraani valitsuselt kuulen ettevaatusega da Guardia Revolucionaria Islamica. Kui see on tõsi, sest nad on juba valetanud, vassinud, tead küll, viivitanud. Varjatud 47. Aastad seega peame siin ettevaatlikud olema. Kui see on tõsi, siis see kinnitab, et blokaad oli väga tõhus. Embargo hoidis kinni 13–15 miljardit dollarit kuus Iraani kütuste pealt, umbes 300 miljardit aastas. Mida Iraan vajab hädasti, et pärast 45 päeva kestnud oma tööstusbaasi pommitamist riiki üles ehitada. See blokaad avaldas soovitud mõju, nimelt muutis islami revolutsioonilise kaardiväe IRGC poliitikat ja näitas selgelt, kes kontrollib Hormuzi väina. Ameerika Ühendriigid kontrollivad Hormuzi väina kaudu liikumist siis, kui nad seda soovivad. Ja, Iraan otsustas, et väina blokeerimine on nende suurim mõjuvõimu allikas. Kuid nad mõistsid väga raskete läbirääkimiste ja tegelikkuse kaudu, et nad kaotavad iga päev $100 miljoneid oma kõige olulisema ressursi arvelt. Omaenda majandus, mis loomulikult toidab nende kaitset ja ülesehitust. Ma ei tea täpselt, kui palju neid huvitab kohutav majandus, millega Iraani rahvas siimitsi seisab, aga ma mõtlen selle peale. Kui palju survet sa arvad, et Hiina avaldab? On avaldanud oma sõpradele Iraanis tänases olukorras. See on suurepärane küsimus. Ajalooliselt on Hiina olnud passiivne tegutseja ja vältinud rahvusvahelisi kohustusi alates 1949 aastast. Kuid see hakkas nende mainet kahjustama. See teeb neile pikas perspektiivis haiget, mitte sellepärast, et Hiina vajaks kütust. Hiinal on tugevad reservid ja palju kivisütt. Neil on taastuvenergia ja tuumaenergia, kuid Hiina vajab, et teised majandused kasvaksid. Nende majandus on suunatud ekspordile, nii et nad ei saanud teisiti. Seega oli Hiina majandusliku surve all, mis tulenes teiste majanduste tagasilöögist. Seega nad võisid olla avaldanud Iraanile survet, võib-olla. Ma arvan, et ta oli oluline tegija. Tõenäoliselt mitte, aga peamine tegur on see, millest president rääkis. Tead küll, tema pommitamiskampaania, millele järgnes rahastuse kärpimine. Nii tead, kui me vaatame, mis toimub tehisintellektiga, mis on sinu eriala, ja mõtleme tulevikule, siis see oli üsna tavaline sõjaline olukord, pommitamiskampaaniate ja blokaadidega. Mida sa arvad, mida Iraan ja revolutsiooniline kaardivägi teevad, et ellu jääda? Kuhu suunda nad nüüd liiguvad, kui mõelda võimustrateegiale? Nad peavad analüüsima asümmeetrilisi ohte. Nad on juba proovinud traditsioonilisi meetodeid. Hankida pika ja keskmaa ballistilisi rakette, tuumarelvi või kaugmaa mandrite vahelist raketti. See on tuumarelv. Me takistasime seda. Seega arvan, et nüüd hakkavad nad uurima rohkem kübervahendeid, bioloogilisi vahendeid ja bioloogiliste protsesside tööriistu. Seega kõike, mida nad tunnevad, et saavad kasutada Ameerika Ühendriikide survestamiseks ja nende ees eelise saavutamiseks. Kas nende küberrünnakud olid tõhusad?
ühe konkreetse ettevõtte vastu Zevas viimase 45 päeva jooksul, mitte sektorite vastu nagu Hiina ja Venemaa. Vesi ja energia mõjutavad terveid sektoreid. Ja seetõttu peame pöörama tähelepanu nendele uutele arengutele ja tehisintellekti programmidele, põhimõtteliselt häkkimisprogrammidele, mida nüüd mitmel pool välja antakse ning vaatame, mis edasi saab. Admiral Montgomery, aitäh! Hea meel, et olete siin. Vaatame turge ja uurime, kuhu asjad siin liiguvad. Dow Jones avanes 659 punkti võrra kõrgemal ja on aasta algusest saadik olnud sisuliselt stabiilne. Aga Iraani välisministri uudis, et Hormuzi väin on avatud, annab mulje, nagu oleks ummikseis Iraaniga lahendatud. Seetõttu tervitame Guy Bensoni, Fox Newsi poliitikaanalüütikut ja The Guy Benson Show saatejuhti Fox News Radios. Ja David Jasman, Fox Businessi saatejuht. Härrased, on suurepärane teid mõlemaid siin näha. Tore, et olete meiega. David, milline on teie reaktsioon? Selle põhjal, mida täna turu avanemisel kuulsime, Iraani turg on justkui oma tipu saavutanud, sest kõik ütlevad, et just sellepärast turgudel hästi läheb. Turud tõusid, kui kulla hind langes alla $90 ja jätkasid tõusu. Õige. Asi polnud selles, et neil oleks olnud aimu, mida iraanlased ütlevad, vaid nad jälgisid lihtsalt kõike, mis toimus. Me oleme sellest juba rääkinud, tead küll. Ma vaatasin sellele vahetult enne seda pilgu peale ja arvan, et see näitab, et Trump võitis. Trump võitis ja Araabia riigid võitsid. Araabia riigid, tema esimese ametiaja liitlasriigid, võitsid, nähes Iraani kui peamist vaenlast. Iraan kaotas, Hiina kaotas. Nad kaotasid raha, nad ei tahtnud tarmijat vahetada, sest oleksid pidanud palju rohkem maksma. EL kaotas, sest ei andnud selle küsimuse lahendamiseks mingit panust. Ma arvan, et demokraadid kaotasid, kui ütlesid, et selle juhtumiseks pole mingit võimalust. Blokaad oli olemas. Väga geniaalne käik. Donald Trump see ühendas Ameerika Ühendriigid, Hiina ja Euroopa Liiduga, kellel muide polnud blokaadi tõttu piisavalt lennukikütust. Aga siis hea käik. Lõpuks võid tõestada, et sul oli õigus, aga sõda pole läbi. Ainult mõned reservatsioonid. Blokaad jätkub, mis tähendab, et Iraanil võib endiselt puududa juurdepääs rahalistele ressurssidele ja igasugusele majanduslikule hingamisruumile. Režiim on endiselt võimul. Me ei tea tuumatolmu saatust ega nende tuumaprogrammi saatust või tulevikku. Me teame, et relvarahu Liibanonis, Hezbollah ja Iisraeli vahel oli Iraani jaoks ülioluline. See kehtib tänasest 9 päeva. Ja loendame edasi, kokku 10 päeva. Kai, kus sa arvad, et me oleme? Nii on. Kas sa oled Taaveti tiimis? Ma olen Taavetiga nõus. Blokaad oli Iisraeli relvajõudude suur sõjaline edu ja Trumpi administratsiooni geniaalne samm. Ma olen samuti nõus, et iraanlased taandusid siin märkimisväärselt. Seda öelda. Kordan seda, mida üks teie varasematest külalistest ütles. Ma suhtun kõigesse, mis Iraanist tuleb väga suure ettevaatusega. Nad räägivad palju ja valetavad kogu aeg. Nii et tuleb usaldada, aga kontrollida. Ja kuigi see tundub olevat positiivselt lahendatud ja turg oli rahul, on põhiprobleemid ja administratsiooni nõudmised endiselt samad ning seni pole neid täidetud. Kui iraanlased tõesti tahavad sellele lõplikult joone alla tõmmata ja anda režiimile mingigi võimaluse ellu jääda, mida ma loodan, et ei juhtu, aga kui nad tahavad, et see kaoks ja võib-olla ühineda nii-öelda normaalse maailmaga, siis peavad nad oma tuumaprogrammidest täielikult loobuma. Täielikult. Nad teavad loobuma sellest, mida Trump nimetab tuumatolmuks. Nad teavad terrorismist loobuma ja kõik. Nõudmised, mille asepresident Islamabadi viis, olid täpsed ja need ei muutu ka selle arenguga. Loodan, et surve on neid nii kõvasti pitsitanud, et nad on nüüd valmis asja tõsiselt võtma. See paistab olevat põhjus ettevaatlikuks optimismiks, kuid ma ootan ikka veel, et näha, mis edasi saab. See on suurepärane uudis turu jaoks. Naftavedu ja liikluspiirkonnas taastuvad. Dubai teatas jõuliselt. Me võitsime, pidasime löögid vastu. See on esimene kord, kui me näeme, et need laheäärsed riigid justkui mobiliseerivad oma enda kaitset. Neid tabati. Nad toetasid Ameerika Ühendriike selles blokaadis ja ma arvan, et me näeme väga uut liitu või selle liidu tugevnemist laheäärsete riikide, Iisraeli ja Ameerika Ühendriikide vahel. Sa ütlesid. Lõpuks on peamine. Saudi Araabia võib kasutada Iisraeli sadamaid oma nafta transportimiseks. Kas see pole erakordne? Lisaks on selle naftakriisi suur erinevus see, et varasemates kriisides olime sõltuvad naftarahast. Seekord sõltub maailm sellest, mida teevad Ameerika Ühendriigid. Ja Ameerika Ühendriigid on saanud peamiseks energiatarnijaks ja mootoriks kogu maailmane.
ainsad inimesed, kes endiselt kannatavad, on iraanlased. Paljud neist on endiselt vangis, paljud ootavad järjekorras, et neid Teherani tänavatel hukataks ja nad tahavad, et see režiim lõppeks. Nad tahavad, et see kõik kahjustaks režiimi nii sügavalt, et nad ei jääks ellu. Kai. See ongi lootus, see on Iraani rahva eesmärk. Me palvetame nende eest ja see on sama oluline, nagu sina oma saates regulaarselt teed, Marta, tuua esile selle režiimi barbaarsust Iraani rahva suhtes. Maailm on Gazast palju kordi valjuhäälselt rääkinud, sageli ebaausalt, kui jutt käib tsiviilohvritest. Paljud neist samadest inimestest on Iraani rahva suhtes märkimisväärselt vaiksed ja see on haige. Olgu veel üks märkus selle kohta. Majanduslikult, nagu me siin mainisime, on Lääne-Texase nafta hind langenud üle 10%. Vähestel turgudel on olnud nii suuri kõikumisi. David, see võib langeda alla 80 jõudes 70-ndatesse. See on võimalik. Me sooviksime seda. Tasakaal on praegu $60 barreli kohta. Aitäh, David!